Tartust on rada 4 kilomeetrit Chinierosse. Tõenäoliselt me vist läheme ka Chinierosse ja veel see rada hakkab hästi rohelise ja mahlaka maastikuga. Meeldivalt soe, päiksepaisteline, tuulevaikne ilm. Meenutab suvist Nõmme parki, mis meie vaja taga on. Selle vahega, et siin on mägine, mitte tasane. Meie Nõmme pargi tüüpi metsakene on nüüd läbi saanud. Siin juba enam nii roheline ei ole. Mändide alused on kõik okkaid täis. Pruun. Kõik puud on siin tulekahjus põletada saanud. Puude koor on mustaks põlenud. Aga nende mändide eripära on see, et nad elavad hästi üle igasuguseid tulekahjusid. Vahepeal on siis maastik selle võrra muutunud, et kui eelmises kohas olime Järsu kalda peal või Nõlva peal ja seal kasvasid ainult männid, mitte midagi muud. Maastik oli pruun või maapind oli pruun, siis siin on vahepeal tasasemaks läinud ehk siis horisontaalsemaks, päris horisontaalne isegi ja kohe on rohkem igasuguseid põõsaid kasvab siin. Okkaid on muidugi ikkagi palju maas. Okkad on hästi kuivad ja ma mõtlen, et miks ma olen näinud palju põlenud mände, põlenud koorega mände. Arvatavasti sellepärast ka, et seal, kus ma käinud olen, on ka väga palju olnud neid ametlikke radu. Ametlikud rajad selles suhtes ongi võib-olla ohuallikas, et siin need inimesed ei ole piisavalt hoolsad olnud, kui suitsetavad. Vahepeal on siin siis jälle maastik muutunud. Õigemini maastik võib-olla mitte taimestik. Taimestik on kindlasti muutunud. Teide paistab. Vot, siit on teidet näha. Selline puhas metsaalune. Mitte midagi ei ole kasva peale puude. Mis meil siis aparaat näitab kõrgust 1279. Ma ei tea, mis GPS näitab. GPS näitabki 1279, aga kaamera peab ka näitama mingit kõrgust. Pärast on hea vaadata kodus. Nii. Siis liigume nüüd selle Negromäe poole. Nii. Tulime metsast ja liigume sellisesse kõrbesse, musta kõrbesse. Jah, liiv, must liiv. Ja selle mäe nimi on Montes Negros. Just kui mitmuses on see nimetus. Minema puude taha, et päike peale ei paista. Selline panoraam siit, alt paistab ookean.
väga pehme pinas. Aga varisemisohtlik ka vist. Hoia siia vasakule poole rohkem. Servast kaugemale. On suul tempera tehtud. Ronitud siia otsa. Millega siit allagi vaadata. Väga raske oli ka. See on viimane vulkaan, mis siit ookeani poole voolas. Väga palju maha mattis olemasolevat linna. Just selles suunas siin läheb alla laava ookeani poole. Liigume siis korra edasi. Teide. Põlved igal juhul värisevad all. Täitsa kohutav. Siin käia. Hirmsad augud. Teen veel kord ühe panoraamvaate. Nii. Allapoole ja ülespoole. Suuda kuidagi harjuda nende kõrgustega. Tasase maa mägironilt. Me läheme siit alla Los Partidose peale ning natukene muutub siin see pinnavorm. Ehk kui enne oli selline peenikene puru, hästi mure, siis hetkel on siin suhteliselt, mitte väga suurte, aga sihukeste parajate kammakatena laava vooland, sellised kivid, laavakivid. See, kust me tulime, oli selline pinnas, mis lagunes, see enam ei lagune, kui jalaga lüüa. Siin on muidugi hea kanda selliseid kinniseid jalanõusid. Sandaalidega ei ole küll siia eriti hea mõte tulla. Kuigi kinnine jalanõu teistpidi võttes on niisugune sooja ilmaga suhteliselt ebamugav, aga tegelikult väga praktiline ja vajalik jalgu kaitsta. Ja hea on, kui nad on kõrge äärega saapad, mitte mingid madala äärega saapad. Ühesõnaga mets lõppes ära. Kas see on mets? Ma ei tea, tundub kaarti pealt vaadates näitab, et mets lõppes ära. Et hakkas mingi muu asi, mis ei ole mets. Esialgu võis arvata, et need on mandlipõõsad, aga need ei ole mandlipõõsad. Mandlipõõsad on natuke teistsugused. Mandlipõõsastega väga sarnased põõsad. Või mandlipuudud, siin on sellele põõsale mingisugune
imelik moodustis kasvanud haiguse moodi. Väga huvitav. Veel põõsal on seda päris palju. See hing rahu ei anna, mis põõsaga tegemist on, sest välja näeb, nagu oleks ikkagi kultuurtaim, mida on siia istutatud. Siis siin on näha, et siin hakkavad mingisugust õiet tulema. Talvine aeg. Väga võimalik, et praegu vilju ei olegi, hakkavad uued õied tulema ja kõik viljad, mis siin on kunagi olnud, on lihtsalt maha kukkunud, aga siis peaks maast nägema. Kuna siin on nii kõvasti rohtu, siis ei suuda siit rohu seest kui midagi leida. Võtan, kus on rohkem puudualune puhas. Siin ikka on kõvasti õisi. Kui siit puu alt leiab midagi. Tegelikult siit ei leia midagi. Kivide pealt midagi leiab. Nii, kivide pealt ei suuda ma ka midagi leida, mis meenutaks mingit vilja. Raja lõpp on siis selline. See on see mägi, kust võetakse punast mulda või vähemalt sellist punast materjali, millega on põllud kaetud. Eespool oli näha mure, punane. Ja kuskil 800 meetrit on jäänud siit siis minna veel kuni väikse söögipausi. Ja lähme siis edasi. Tüüpiline Tenerife küla. Koerad auguvad igal pool kogu aeg. Attention, perro peligroso. Vaatab sealt. Paar on see. Tule. Väga huvitavalt laotudasi. Vaat, mis mulle meeldib hakkasid. Vaata, kui huvitavad taimed. Siuke vahva peldik siin nurga taga. Noor. Et vaadates seda seina, kuidas seda laotud on. See on nüüd hoone sein. Seal on katus ka peal, sest siin ei ole segu. Mitte mingit segu ei ole vahel, kõik on laotud lihtsalt. Lihtsalt üksteise peale. Ilma igasuguse seguta. Siit käib õhk ka läbi, tuul puhub tuppa. Leidsime mingisuguse kuivanud puu, millel on marjad küljes. Huvitav. Nagu viigimari, jah. Pisikene viigimari ongi viigimarjad. Näe, leidsin täitsa kopeda viigimarja leidsin, näed. Väga viisakad elamised on siin. Ilusa viimistlusega tehtud. Jah. Ja näidata natukene. Rahu, mõtlesime, et käime vaatame natukene ringi, siin näitas suunaviit mingile platsile. Ju see siis on midagi sellist, kuhu tasub minna, suunaviidad on tehtud. Siin on samamoodi näha nende maja fassaade, tänavapoolseid fassaadide viimistlusi. Sellised väga omapärased, huvitavad. Kraasiuksed.
siin samamoodi hästi ilusa fassaadi puuste küljes on hästi palju päkapikke ja igasuguseid siukseid jõuluteemalisi kaunistusi pannakse uste peale. Näed, rahvas paneb siin hästi palju neid oma uste peale. Noh, näed, igal uksel ripub mingisugune kaunistus. See on see kirikuplats, kuhu me jõuame nüüd seal ees. Siin samamoodi ukse peal. Feliz Natal, Feliz Natal. Nii, kuna siia tulid ka mingid suunaviidad näitasid, see on mingi oluline plats sellele linnale. Kell on 4:10, täna on laupäev. Ja tundub, et me oleme siin ainult kahekesi linnas. Mitte kedagi peale meie. Siin on nii kõva fiesta kell 4, et siin on mitte kedagi ei ole peale meie linnas. Jah, täitsa tühi linn. Selle platsi nimi on San Jose de los Llanos. See on siis selle kiriku keegi pühak jälle, siin on hästi palju pühakuid. Igale pühakule on siis tehtud mingisugune kas kirik või selline, ma ei tea, mis see siis on, mingi kirik ta siin on. Igas linnakeses on selliseid kirikuid omapäraseid.